on soe ka siin sees. Huvitavad protseduurid, ma isegi ei tea, mis praegu tehakse, aga soe on. Vaata kõige siin on. Pole midagi, pole ootunud. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja tujuvad, seda teeksime me veelgi. Üle tee. Õnneks siin on sellised sillad, kus saab üle minna. Ja mis te arvate, mis me teeme? Otsime kohvi. Õnneks Google Mapsiga on see, et sa paned mingi koha sisse ja hakkad sinna poole kõndima, aga siis tee peal leiad hoopis mingi teise koha. Ja siin oli samamoodi, et väga palav on õues ja me nägime seda kohta, kus me oleme ja tulime hoopis siia sisse, kuigi see ei ole see kohvikoht, mis ma panin Mapsi sisse, aga kõik on väga maitsev. Avokaado toast oli väga maitsev. Vesine smoothiga mõelda. See on põhimõtteliselt nagu külm kakao. Sa sööd rusikaga, pähkli ja müsli lisandiga. No, mustikad ka. Kihki tuli juuksurisse. Ei, sina. Siin on värv, mida hakkab. Tegelikult segab nii pruuniga selle ära. Vihvi. Räägi siis, mis siin tehakse nüüd. Pärast selgub. Oo. Tegelikult väga lahe vaadata. See on kuidagi lillakas praegu. Nüüd aga teeme pesema. On soe ka siin sees. Huvitavad protseduurid, ma isegi ei tea, mis praegu tehakse, aga soe on. Kuivatab, ma arvan. Ma üldse ei tea, mis ta tegi. No, ma ei tea tegelikult. No mingi niuka asi on mingi kuivatamiseks. Ma ei tea. Uued juuksed peas nagu nalja, väga ilus, ma olen väga rahul. Aga miks sulle see punane ei meeldi? Mul loomulikult on mingi punakas läige juustel juures, see mulle ei meeldi üldse. Ma ei tea, miks, lihtsalt ei meeldi. Mulle meeldib, kui on tumepruun, mitte must. Kuigi paljud ütlevad, et see on must, see ei ole must. Vaid tumepruun ilma igasuguse punaka läikete. Mina kunagi holistasin emmet musta juustega. Aga jaa, teenus oli väga lahe. Kusjuures, kui me läksime Deliisaga hommikust sööma, siis mul ei olnud õrna aimuga, et ma lähen juuksurisse. Ja mulle meeldivadki sellised päevad ja sellised asjad, kus mul pole õrna aimugi, et ma teen mingit asja järgmiseks. Aga noh, ma lihtsalt ammu tahtsin. Ma teadsin, et ma olin nagu avatud sellele. Ma teadsin, et ma tahan juukseid lõigata ja värvida. Ja ma mõtlesin, et kui näen või tuleb midagi, et siis lähen ja täpselt nii oligi. Näiteks meil on mingid nuud ja maitselised mingid snäkid. See on siukse asja näita. Ja mingi joogi. Mis jooks on? Ma ei tea, proovime. Emme proovib nüüd jooki ja ma tahan ka proovida pärast. Mis seal sees on? See on vist B-vitamiin igatahes sees, aga ma ei kujuta ette, mis muu keemia siin võib sees olla. Suhkruasendajale. Red Bulli, suhkruvaba Red Bull, energiajoogile. See on energiajook. Ja näeb ka välja nagu mingi üks siuke Red Bulli oma. Võin proovida. Magus. Ja see on väga magus. Me kõigepealt joome ja siis hakkame kihviramine. Siis hakkame Google Translate'iga vaatama, et mis seal sees üldse on. Kui me käisime ju seal Hoi-Annis naabri lapse 5. sünnipäeval, siis lastele pakuti energiajooki, nii et
Pole midagi imestada. Liisa, su maht küll. Oi, Liisa on seal. Loeb raamatut. Siin peaks olema planetaarium teaduskeskus. Jälle Google Mapsist leidsin. See küll pannakse tunni aja pärast kinni juba. Aga me mõtlesime, et proovime ikka vaatama, et äkki piisabki tunnist ajast siin. Uppitar. Puun. Maa. Uppitar. Ühesõnaga, me hakkasime pileteid ostma ja siis ma ei teadnudki, et on 2 varianti, kas sa lähed vaatama näitust või sa tuled show'le. Ma ei teadnud üldse, et siin mingi show on. Ma küsisin, et ja see, ma ei tea, kaua see kestab, ma ei tea, mis show on, ma ei teadnud mitte midagi. Aga ma küsisin, et mis kell show hakkab. Ta ütles, et kohe kell 3, ehk siis 10 minuti pärast, 10 minutit puudus 3. Siis ma mõtlesin, et no why not, lähme vaatame see show'd, kui me nii täpselt selle algusajaks jõudsime. Veel ei ole alanud. Kohe peaks hakkama. No põnev oli, aga mitte midagi aru ei saanud. Ühtegi ingliskeelset sõnad veel ei räägitud. Kõik oli ainult kai keeles. Lahe oli vaadata küll neid tähti ja tähtkujusid, mis ta seal näitas ja tähtede nimetusi ja planeetide nimetusi. Sellepärast, et me oleme täiega viimasel ajal selle laine peal olnud. Me oleme ju käinud seda kuu tõusu vaatamas ja neid tähti ja värke-särke. Vaatame kord siia sisse. Näevad niimoodi, et sõidavad, sest siin on mingid nuppud, mis nad peavad vajutama. Täna me oleme taas kord Siiami juures. Tuiame ringi. Meil juhtus, et pasime järjest hakkas ise mingi tummi peksmine käima, siis me vaatasime, mis see on. Jaa, suures nad hullult, arvata oli tegelikult, et nad täiega, tundub, et ootavad ja tähistavad siin seda Hiina uusaastat. Ja see kaunistus siin, kui me siin olime üleeile, siis ma arvasin, et see on jõuludest jäänud sellised kaared. Aga tegelikult see on uss. Mina ei arvanud. Mina arvasin, et siin on jõulukaared sellised. Aga vaadake, see on tegelikult ussikene, siin on ussi pea. Eriti meeldib see mulle sellepärast, et mina olen ka uss. Me lähme nüüd rongi peale ja plaanime minna ühte sushi rongiga kohta sööma, mis on siit natukene kaugemal. Siin sõidavad niimoodi sushi-rongid ja siis nagu sushid asjad, sellised asjad. Et siis sõidavad niisugused sushi. See tähendab seda, see on ütlemisasi see on. Ja kui selle kõrval on samasugune nagu siin, siis näiteks see, siis see tähendab, et see ütlemisasi see on. See on, ma ei tea, mis asi see on sool. Soola pole mul vaja. Ma võtan ise. Näed, meie see tellimus tuleb niimoodi, kui tellid midagi eraldi. Oota, siit tahvlist. Yeah. Mina võtsin tuulikalara. Küünehooldus to the max. Päris hea ju. Kaubanduskeskuse ees. Why not? No nii,
me lähme nüüd magama ja kui me homme ärkame, siis sööme hommikust, pakime asjad ja lähmegi lennujaama Siimule vastu, et 1,5 kuud on möödas. Lõpuks ometi. Laseme rongis tasuta sõita kogu aeg. Ma mõtlesin, et see on mingi nagu püha. Ja nagu mingi see Ino osast kordaga. Ja siis emme luges sealt Google'ist internetist, siis saime teada, et õhk on väga mustaks siin läinud ja siis pandi mingi väga palju koola kinni, siis tehti see nädalaks ajaks tasuta ja siis midagi veel. Kodust soovitatakse töötada inimestel? Seda ma ei tea. Seda see ei öelnud mulle. Kulu põletamine keelati ära. Mis see kulu on? Puttukas oli just seal välja. No mingi 100. Aga jaa, üle 300 kooli pandi kinni, mingi 350 kooli, 400 midagi siin neid kokku on. Et jah, õhusaaste pidi olema päris hull. Ja me mõtlesime jah, et miks tasuta on, et lihtsalt anti seal rongis jaamas neid pileteid, free ja nädal aega. Jumal lahe, vaata, ma näitasin teile seda putkat, selline valge viltuna ja neil on logo ka selline. Ma praegu alles märkasin. Meie oleme igatahes platsis. Fifi on ka. International. Vaadake, kes siin on. Pole midagi vale ootanud. Vaadake seda, terve arbuusi sai. Saime Siimu kätte. Tellimus anti sisse. Ära tõin. Rocca Prismat. Rocca maale. Ma palusin seda mul lemmikut. Kommi. Ja selle. Võtsin ka kaasa. A toru? Toru ka. Ja ma võtsin selle ka. Klaveri, tahtsite klaverit ka ikka? Tegelt. Mis asi see on? Ei võtnud. Ei võtnud. Mis asi see on? Siim, miks see... Helikaardi ja mikrofon. Me oleme tassinud neid muusikaasju kaasas ja me mõtlesime, et seekord ei võta, aga tundub, et Siim ütles ümber. On hommik. Vaata, keegi on söönud mangot. 3 mangot on ära söönud. Aafiräägid. Üks on pooleli jätud. Meil on mango hoovis. Toored. Aga samas ei tea, rohelist mangot süüakse. Hommikusööki nüüd. Very good. Like pesto? The salmon pesto dish is awesome. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Have a great day. Tulime kohvikusse, kohe kiideti taevani. Meie kõrval maja. Meie kõrval majas ja vaata, kui lahe džungel siin on. Kusjuures me oleme tegelikult majade piirkonnas, aga siin on nii palju loodust, et meeletud džungli hääled olid öösel. Ja see on nii ilus. Wow. Väga lahe koht. Meie sööme hommikusöögiks pastat. Mul on väga püksiks. Tulekera, jah. Nüüd Liisa sööb hommikusöögiks smuutit. Seal on üks töökas unu. Tuulistel ilmadel. Mida tuulisem on, seda kiiremini peab tööd tegema. Rekkadel käib kapott niimoodi lahti. Seal alla mootor. Päris lahe, jah? Iisuus. See on linn nimega Hua Hin. Me küll olime Liisaga siin kuskil seal vee ääres, aga me ei käinud üldse niimoodi linna sees.
Oota, vaatame korra suuna kätte siin nurga peale. Okei, lähme. Poole peal. Lähme peale refi autot üle. Yeah! Pole mingi üllatus, et kõnniteed on peaaegu puudulikud. Või kui kuskil on kõnnitee, siis ta nagu korraks on ja siis jälle lõpeb mingi lambi koha peal ära. Et väga tihti ei jaluta kõrda, on ju. Turnima peab ja leidma kohta, kus sa saad. Ja kes tunneb, et mõni rasvavoldik on üle või lihtsalt tahaks nina vähendada näiteks, siis palun väga, siin on see täiesti võimalik. Seal kohvikul on jumala äge laud. Paadik, jah. Väga äge. Pole kunagi näinud sellist. Nii lahe idee. Kuulus bänd, 50 000. 50 000 followerit on neil. Me tulime lihtsalt poodi, toidupoodi ja selgub, et täna on siin bänd. Foodfest. Siin on 2 komplekti. Vist üks on mul äkki. Siim läheb uurib, mis kell bänd hakkab. Kell 9 või? Ei, ma küsin, what time band starts? 9. Saksa keeles ei. Siin on selline seadus, kes veel ei teadnud, et 2 ja 5 vahemikus ei saa alkoholseid jooke osta. Ja siis saab kuni südaööni. Leidsime Google Mapsist, et meie lähedal on üks restoran. Tegu on väga kohaliku kohaga, kus pere oma kodus on siis avanud restorani kodukohvik. Ja no maailma parim Tom Yum supp. Kindlasti väga head toidud, aga me just käisime väga head toitu söömas. Köögitoimkond, mis teete siin? Elon Muski rakett. Oi, ostus. Appi. Siuka pliit või? Kaasi. Keegi liigutas seal põõsas. Me mõtlesime, et ei taha väga kiirteed kõndida kohvikusse ja Google Maps näitas seda shortcuti ka, mis on siin Sinka-Vonka nüüd siin kuskil. Kuskil on põõsaste vahel. See on peaaegu nagu Kihnu kirik, Ruhnu kirik. Puidust maja pole näinud üldse. Meil on tegelikult päris palju veel minna, aga värav tuli vastu. 600 meetrit. 600 meetrit või? Lähme siis ikkagi kiirtee äärest. Jõudsime kohale. Lahe kohvik. Kodukohvik. Kodukohvikute päev. Ma jätan selle väikse viimaseks. Liisa peab panema sidruni peale mündi nii, et see jääb sinna peale püsima. Ma panin nii halvasti. Mul ei tundunud see üldse raske. Jaa! Ma ootan, kui see rutmi lõpetab. Ja sa pead hästi vaikselt panema, nii et see sidrun ei liigu, kui sa mündi käest lahti lased. Jaa. Trummipõrin.
Viimane või? Ja vaiksega kindlasti saab. Ma ei tea. Nope. Ei saanud. Nad vist viskavad selle siia peale lihtsalt. Ma ei usu. Said? Mitte mängilauale muidu. Ei lähe mida. Ei lähe. Keegi ei lähe minna. Ära. Ma lähen nüüd ütlen. Vaatan see lauale vihta ei lähe. Jee! Liisale oli auhinnaks jäätis. Hea soorituse eest müntide panemisel sidruni peale. Aga kui ma varasemalt ütlesin, et mulle kuidagi tundub, et siin piirkonnas on keskmine vanus 60, okei 50, siis seesama omanik ütles ka meile, et me oleme tõenäoliselt kõige noorem perekond siin Vahinnis. Nii et see kinnitas minu vaatlusvõimekust. Aastavahetuspidustus läbi, draakon läheb lattu uut aastat otsima. Hiina uus aasta hakkab. Fifi, uus aasta hakkab. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Hurraa! Paugud, ilutulestik, kõik jutud. Head uut aastat. Aafrikas. Jõhker puud. Täitsa ilus. Majad vahel. Üks maja on lihtsalt ehitamata jäetud kuu pärast. Me läheme nüüd kaheks ööks ühte teise villasse, mis on küll siin lähedal, aga nagu mäe poole. Ja see linn täiega jätkub nagu siin mäest üles ka. Et ei oleks arvanudki, et see nagu see piirkond nii tihedalt asustatud on. Sa lihtsalt niisama sa ei sattu siia. Meil on vaja minna sadamasse, kust läheb praam Kohtao saarele. Ja sinna sõidab siit kuskil 4-5 tundi midagi sellist. Ja siis meil oli plaan minna poolele teele ära ja siis, et on nagu vähem sõita vaja korraga. Aga see plaan ei läinud läbi sellepärast, et seal poole tee peal ei olnud ööbimisi meiesugustele viimase hetke broneerijatele. Ja siis jääme siia ja sõidame üle homme ühe otsaga sinna Jumponi nimelisse linna, siis kus see sadam on. Ja seal oleme ka ühe öö, see on meil juba broneeritud. Siin on duurianned. Siin on köö. Välja suunib asuga. Siin on vannituba. Siin on magamistuba 1. Magamistuba 2. Arvatavasti magan mina siin, ma arvan. Jah. Siin on teil oma WC. Jumal hea. Nii lae. Siin on fifikas. Siin on telekas. Mõned ujuvad. Mõned scrollivad järgmisi majutuspaiku. Meie villade piirkond on väga kaunis. Tähista aega. Koerad ümber ringi auguvad. Koeri on palju. Väga. Lahtisi koeri väga palju. No mitte siin, aga Mitte siin. siin külades. Öö on käes. Aga villasse saab tellida. Rolleriga mees tuli kohale ja tõin meile kartulit ja sealiha. Öös.
eesel kell, mina ei tea, 11:30. 11:30. Vägev. Tänapäeva elu on ikka lihtne. On jah. Ükskõik kuhu maailma otsa sa lähed. No jah, ilmselt ikka päris mitte nii, aga noh, väga paljudes kohtades. Telefon, äpp, kõik on olemas. Ja jällegi, need samad Bolti mehed, Eesti mehed tegid. Olid või? Graabiga tellisime, aga põhimõtteliselt. Peaaegu. Ärge Boltile öelda. Jah. Nii, hakkasime sõitma taksoga. Saime päris hea suure bussi seekord jälle. Naised taga vingi ääres. Et siuke vana auto. Vana romu. Aga rattad käivad ringi ja pidurdab ja. Et tundub, et esialgu sõidab, aga kuna 3 tundi vaja sõita, siis eks paistab. Meie kohvikoht on lahti. Äkki ta ei pakkunud. No nii, 4 tundi sõitu ja varsti kohal. Nagu Newtonile. Ei tea. Nii, 4 tundi möödas ja paradiisis. Jõhker. Vau. Väga nahe. Hello. Siin on väike külmkapp. Siin olen mina. Siin on hommikumantlid. And sound. Ma mõtlesin, et siin vetsus pole lukku, aga see vist niimoodi. Oota. Wait, patsiint. Kohe? Näitan oma voodit. Mai voodi. Trenni tegime väsisime nii ära. Üks tegi trenni ja teine väsis ära. Aga see vaade on 1,000,000. Täiesti lõppu ilus. Roosa taevas. Vesi sulab taevaga ühte. Vau. Väga lahe Ameerika auto lõhna sinna. Mäkke sõit algab, olete valmis või? Jaa. Siuke paradiis oli meil. Homme jälle paradiis, täna jälle paradiis. Käime ainult paradiisides. Nii. Isegi Numeera oli paradiis. Jaa. Jõhk. Siit ei täiesti sellest kallakust olla. Ei saa. Nüüd juba nii kõrgel olema. Jaa, päris kätte. Vaatasime, et see kohta on nii väike saar, et ühest otsast teise sõidab 7 minutiga. No laiupidi sõidab selle 7 minutiga läbi, pikkupidi ilmselt natukene rohkem. Ma sain nii lahale kiivri. Rääkige mulle keegi see seljakoti point ära. Siin me vaatame ka, et enamus on seljakottidega. Ka mingi 75% on seljakottidega ja 25-30% on kohvritega. Ma räägin. Ja sellepärast, et Siim on käinud seljakotiga reisil ja ta ütles, et tegelikult ei olnud mingit vahet, kas sa tõstad sinna paati selle kohvri või seljakotti. Miks see nii on? Sest et see on turundusnipp, nagu kõik, kogu maailm on üles ehitatud turunduse peale. On ka see üles ehitatud turunduse peale ja meie oleme vanad turunduse haid ja öeldakse... Oota, paus. Vaata, no sa veel kannad niimoodi kõhu peal ja selja peal nagu... Ebamugav. Igatahes see on väga ebamugav, aga kas te teate seda väljendit? Seljakoti rändur.
nemad tahavadki seda elu proovida. Et nad ei identifitseeri, nende identiteedis ei ole see kohvriga reisimine, sest et see on nagu mitte nemad. Nojah, arvan, et see on sellepärast, sest et see nagu läks kopik mingi aeg seljakoti rändur või kuidas see on, backpack. Jah, backpack, just. Aga see ei ole mugav. See on nagu raske. Seljal on raske, aga versus mul on rataste peal ja ma lükkan seda nagu niimoodi. Väikse näpuga. Ja see ise sõidab. Ja ma tõstan teda ainult ühe korraga spaati või lennukisse. Aga mul ei ole see seljas, see ees ega taga. Jah, ma olen käinud ka seljakotiga. Aga ma käisin nüüd Ais seljakotiga eelmine aasta mingil põhjusel. Aga me läksime mõlemad seljakottidega Siimuga. Aga lihtsalt Siimul oli selline seljakott, et kui sa ei taha seda seljas kanda, siis sa paned ta maha, tõmbad sanga välja ja vead ratastel. Ja siis mul reaalselt õlad valutasid. Kuigi ma jaksan ka palju, ega ma ei ole mingi nõrk, aga nagu lõpuks hakkavad õlad valutama. Ja siis Siim lohistas oma seda seljakotti ratastel. Ma mõtlesin selle jaoks, et seljas kanda, aga lõpuks ta oli mul niimoodi rataste peale. Kui keegi siit on seljakoti rändur reaalselt ja käib seljakotiga ja mõtleb, et mina kohvrit ei kanna ja sa käid veel, üks kott on kõhu peal ja üks on selja peal, siis sa võid meile jagada oma vaatenurka, sellepärast, et ma reaalselt tahaks teada, miks nii tehakse või jah, et nagu see tundub lihtsalt nii kohutavalt raske. No vaadake, noh. Nad on mossis nägudega ka. Nad peavad tassima neid. Neil on selline nägu, et fuck, ma pean seda seljakotti tassima. No rets. Üks läheb seal 2 tükki on ees, 2 on taga, 1 on käes. Seljakott. Seljakott oli käes ka veel. Rattad on kohvrit. Ja kusjuures kohvri peale sa saad veel seljakoti ka panna, vaata, et sa ei pea nagu midagi tassima. Aga miks ma ostsin selle seljakotti endale? Oli jälle üks reisikorraldaja ütles, et osta seljakott, sellega on mugavam džunglis reisida. Aga lõpuks oli see, et kõigil olid seljakotid ja mul oli see ja kõik oli, sul on ratast, et nii hea mugav. Seal nagu, see oli niisugune grupireis. Et lõpuks ikkagi nagu kõik oleks saanud kohvriga alla. Aga kuna turundati, et seljakotiga on džunglis mugavam, siis kõik võtsid seljakoti. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi oleks kohver olnud mugav. Ilus on siin. First up, we would like to point out the features of Lok Phaya, as well as explain the safety procedure on board. Royal 3 consists of pre-deck, submit-deck, mid-deck, and sun-deck. On the mid-deck, we have 4 exits, 2 at the front and another 2 at the rear. The cabins are located outside the passenger cabin. On the mid-deck, the